Armas vaataja, nüüd tervitan sind siit meie maakodu lähedalt Kiidjärvelt augustikuisest õhtust. Selleks, et tutvustada sulle loomiskotta liitumise samme, oled lahkelt palutud meiega ühinema. Liitumiseks palume sul saata sooviavalduse minu või koja teise perenaise Armsa Juuno Facebooki sõnumikasti või emailile. Meie anname sulle lahendamiseks mõne ülesande ja läbilugemiseks tekste. Kui oled sehtust teavitanud, siis palume sulle sooritada avalikkuse ees esinemise tahtekindluse proovi, mis tähendab seda, et lähed Loomiskoja Facebooki lehele Loomiskoja andepank ja koostad eraldi postitusena sinna sooviavalduse, kus kinnitad, et soovid maailma rahu püsimajäämise nimel enda iseloomu arendada ja meiega liituda. Meie vastuse järel saad võimaluse Loomiskotta registreeruda. Säilita ja talleta palun paroolid. Logi sisse, tutvu juhenditega ja saad hakata sisustama enda lehekülge. Vali sinna sobiv ikoonipilt ja enda iseloomu ja olemusega harmoneeruv taustapilt. Tutvustamine käibki piltide kaudu. Tutvustamise teed enda lehekülje esimeses kommentaari sahtlis. Ja valida võib selliseid pilte või videosid, millel oled sa ise sees, kuid võib valida ka videosid, mida oled ise teinud. Meie taevaste treenerite poolt heaks kiidetud tutvustamisstiili eeskuju näide on olemas minu ja Armsa Juuno lehekülgedel, kuid see ei ole mitte see, mida peab ilmtingimata tegema. Siin võid julgelt enda loovust kasutada. Aga nüüd annan sõnajärje üle Armsale Juunole. Aitäh! Armas loomekeskkonda liituja, mina tervitan sind samuti kauni looduse keskelt, aga sedapuhku imelisest ja päikesepaistelisest Pärnu mererannast. Tänan armsat Hüpaatiat, kes alustas liitumisjuhiste tutvustamisega ja lisan omalt poolt, et kuna siin keskkonnas toimub loovuse arendamine ja tänapäeva laste jaoks on see just eriti oluline, siis on teretulnud ka kõik lapsed. Selle jaoks on keskkonnas võimalik luua ka pereleht ja seejuures siis eelkõige vanemate eestvedamisel ja vastutusel. Siinkohal toon välja sellegi, et Loomiskoja ruum on avalikkuse ees kinnine ja seda just eelkõige turvalisuse ja internetiohtude eest kaitsmise eesmärgil. Aga ka seetõttu, et siinset informatsiooni näeksid vaid need, kes on õppeprotsessist tegelikult huvitatud. Kui esimesed sammud on tehtud, oled Loomiskotta sisenenud ning enda ja või perelehe loonud, siis palume sul järgmise sammuna lisada keskkonna blogiruumi esimese postitusena motivatsioonikiri. Kui seegi samm on astutud, siis oled oodatud grupiruumi, mille pealkirjaks on tutvumisring. Sealt saavad kõik liikmed rääkida endast lähtuvalt sellest, et miks nad on üldse siia keskkonda liitunud ning mida nad juba meist ja koolist teavad. Aga siinkohal on võimalik välja tuua ka see, et millist õppestiili eelistatakse. Valikutes on pigem praktiline, intellektuaalne või segutüüpi õppestiil. Nüüd, kui sinu jaoks on kõik esialgsed vajalikud sammud teada, jääb minul üle sulle soovida vaid edu edasiliikumisel, aga kindlasti ka julgust testida elu võimalikkuse piire. Kohtumiseni!